praegu räägib Emmanuel Macron. Siis sa mõtled, kas see on prillide reklaam, kas ta on päikesepaistelises keskkonnas, mis toimub? See pilt tõmbas tähelepanu. Kummaline, miks ta kannab prille siseruumides? Kas see oli stiili pärast? Kas Macron tahtis tähelepanu tõmmata? Võib-olla sa ei pannud seda tähele, aga on muljet avaldav, kui palju Hollywoodi kuulsusi ja teisi maailmas mõjukaid inimesi on viimastel aastatel kaamerate ees ilmunud suure sinikaga silma ümber. Viimane inimene, kes ilmus selle näopiirkonna lillaka laiguga, oli maailmakuulus näitlejanna Sharon Stone. Kas see kõik oleks lihtsalt suur kokkusattumus? Paljud inimesed usuvad, et ei ole. Ja küsimus, mis jääb õhku on, mis tüüpi sinise silma epideemia see on, mis ründab nii paljusid avaliku elu tegelasi? Vennad, see on väga kummaline, kas te ei arva? Ja mida rohkem selle teema peale mõelda, seda kummalisemaks see muutub. Tegelikult on juba olemas mitmeid vandenõuteooriaid selle kohta, mida on hakatud nimetama The Black Eye Clubiks ehk musta silma klubiks. Ja tänases videos näitan ma sulle, millised on selle poleemikaga seotud peamised teooriad, kes on need kuulsused, kellel on silmaümbruses verevalumid olnud ja mis kõige tähtsam, mis on selle müsteeriumi taga tegelikult tõde. Kas Jumala sõna ütleb selle kohta midagi? Seda hakkamegi nüüd vaatama. Mina olen pastor Antonio Junior ja enne kui alustame, palun sul tellida minu kanal ning panna märguannete kelluke tööle, sest ma tahan sind iga päev aidata piiblit lihtsalt ja arusaadavalt mõista. Sobib. Nüüd aga alustame. Hiljuti ilmus Ameerika näitlejanna ja supermodell Sharon Stone fotol sinise silmaga. See pilt tekitas muret fännides üle kogu maailma, kes arvasid, et ta on olnud perevägivalla ohver. Kuna see tekitas palju kõlapinda, postitas Sharon oma Instagramis video, kus ta ütles, et temaga on kõik korras ja et see oli lihtsalt õnnetus. Näitlejanna selgitas, et ta oli hotellis ja kui ta öösel üles ärkas, et tualetti minna, lõi ta oma näo vastu marmorit ning sellepärast tekkis sinikas vasaku silma ümber. Ta ütles naljatledes, see paraneb, aga võib öelda, et see on korralik sinikas. Te oleksite pidanud nägema, mida ma selle marmorist põrandaga tegin. Ja viimasel ajal on ka mitmed teised tuntud ja mõjukad isikud ilmunud kaamerate ette sarnaste silmalaikudega, sealhulgas näitleja Adam Sandler, laulja Lady Gaga, näitlejanna Wheezy Whistler-Poon, rockbändi Aerosmith laulja Steve Tyler, Kelly Osbourne, rockari Ozzy Osbourne'i tütar, endine Ameerika Ühendriikide president George W. Bush ja isegi paavst Franciscus on vaid mõned neist inimestest. On palju teisi veel. Ja põhjendused nende silmade ümber olevate lillede märkide kohta on alati samad. Süü pannakse alati hooletute fännide peale, kes lähevad oma iidolile liiga lähedale ja kogemata tabavad teda. Või kukkus või sattus mõnda õnnetusse, nagu juhtus Sherry Stone'iga hotelli vannitoas. Aga kas need vabandused on ikka tõsi? Mõnede vandenõuteooriate pooldajate sõnul ei ole need tõsi. Näiteks Ameerika kirjanik ja raadioajakirjanik Sherry Sheeran, kes väitis, et on saatanaga intervjuu teinud ning kirjutas raamatu nimega Intervjuu kuradiga. Väitis, et kuulsate inimeste silmade ümber olevad verevalumid ei teki juhuslikult, vaid on protsessi nimega hinge skalpeerimine tulemus, mis on justkui inimese hinge eemaldamine. Selle kirjaniku sõnul võib inimese hinge teemonlikud olendid imeda ja endale võtta erinevate rituaalide kaudu, millest üks on hinge skalpeerimine. Samuti Sherry sõnul põhjustab see rituaal, et saatan eemaldab inimese hinge, jättes keha tühjaks, et see saaks kinni jääda ja täidetud mõne teise olendiga, pärast seda, kui ta on nõustunud selle hinge kuulsuse, edu või võimu vastu vahetama. Ja kas oleks juhus, et kõik need inimesed on saavutanud palju kõrgema edutaseme kui enamik teisi oma valdkonna inimesi kogu maailmas? Kas nad on tõesti nii palju paremad kui kõik teised või on nende edu taga midagi sünget ja üleloomulikku? Video lõpus avaldan ma oma arvamuse selle kohta, kas keegi saab või ei saa oma hinge kuradile müüa. Aga enne seda tahan ma sulle näidata teisi teooriaid, mis on loodud selle väidetava musta silmaklubi kohta. Järgmine teooria väidab, et inimesed, kellel on silma ümber lilla verevalum, osalevad kõrgetasemelises initsiatsioonirituaalis. Nad on seotud eliitgruppidega nagu Illuminaadid ja seetõttu peavad nad avalikkuse ees selle plekiga ilmuma. Kui me olukorda analüüsime, võib see tõesti loogiline tunduda, sest lõppude lõpuks ei püüa nad seda märki üldse varjata, nad lihtsalt leiutavad selle jaoks mingi ettekäände.
erinevalt Bayeri Illuminaatide algsetest eesmärkidest, mis kunagi taotlesid mõistuse, hariduse ja sotsiaalse reformi edendamist, 18. sajandi jooksul tänapäeva Illuminaatide suurim eesmärk oleks kogu maailma kontrollimine. Teooria kohaselt on Illuminaadid paljude ülemaailmsete sündmuste taga, manipuleerides valitsusi, majandusi ja ühiskondi, et kehtestada uus maailmakord. Arvatakse, et nad mõjutavad poliitilisi liidreid ja võimupositsioonil olevaid isikuid, edendades oma varjatud päevakorda meedia, kino, moe, poliitika ja teiste ühiskonnas mõjukate valdkondade kaudu. Nende teooriate pooldajad väidavad, et Illuminaadid kontrollivad peamisi meediakanaleid, kasutades neid avaliku arvamuse mõjutamiseks ja elanikkonna kontrolli all hoidmiseks. See väidetav meediamanipulatsioon hõlmab ideede levitamist, valeinformatsiooni jagamist ja narratiivide loomist, mis teenivad Illuminaatide eesmärke. Lisaks arvatakse, et nad on seotud majanduslike ja sotsiaalsete kriiside loomise ja hoidmisega, kasutades neid ebastabiilsuse hetki selleks, et propageerida muudatusi, mis soodustavad nende ülemaailmset võimu. Illuminaate seostatakse ka okultsete sümbolite ja rituaalidega ning teooriad väidavad, et nad kasutavad neid elemente oma võimu ja kontrolli näitamiseks. Mõned usuvad, et kui kuulsused ja avaliku elu tegelased näitavad teatud sümboleid või žeste, siis nad annavad sellega märku oma lojaalsusest Illuminaatidele, nagu me näeme selles olukorras, kus inimestel on silmad vigastatud. Samuti on neid, kes usuvad, et nende sinikate silmade ja Egiptuse päikesejumala Horuse kummardamise vahel on seos. Horusel oli vasak silm must, mis sümboliseeris kuud, samas kui parem silm oli valge, mis sümboliseeris päikest. Ja lisaks nendele teooriatele on veel üks uskumus, et sinikas vasakul silmal on kuradi märk. 1879. Aasta ajaleht nimega Freeman teatas, et sinikas silma ümber on selge saatana märk, kuid meil ei ole selle uskumuse kohta palju teavet. Ja lõpuks veel üks palju räägitud teema on see, et need sinikad on väga kallite adenokroomisüstide tulemus. Selle teooria kohaselt lapsed erandatakse üle kogu maailma ja neid piinatakse, et saada seda ainet, sest väidetavalt tekib adenokroomi nimeline vedelik siis, kui keegi on hirmunud ja suremas. Igaüks neist toodab vaid 10 milliliitrit. Seda ainet, mis tuleb kehast eemaldada kohe pärast surma ja süstida teisele inimesele, et saavutada noorendav efekt. Ja see seletaks, miks paljud neist rikastest ja kuulsatest näivad kunagi mitte vananevat. Teadlased ütlevad, et see kõik on vandenõuteooria, sest adenokroomi vedelikku saadakse juba täna loomadelt ja seda müüakse mitmel pool laborites ning see on kõigile kättesaadav. Seetõttu pole ka mingit mõtet inimkaubandusvõrgustiku olemasolul selle aine hankimiseks. Ja nüüd tahan ma sinuga rääkida sellest teooriast, et inimene võib oma hinge kuradile müüa. Kas see on tõesti võimalik? Ja vastus on ei, see ei ole võimalik. Me ei saa kellelegi pakkuda midagi, mis ei kuulu meile. Keegi ei saa kuradile oma elu müüa lihtsal põhjusel, et elu ei kuulu meile endile. Me kõik kuulume Jumalale ja oleme tema omad, nagu me võime lugeda Psalmis 8 ja Efeslastele kirja 2. peatükist. Seetõttu, kui öeldakse, et inimene müüs oma hinge kuradile, tähendab see, et ta tegi lepingu, et saavutada iga hinna eest oma eesmärgid hoolimata enda hukatusest. See on lihtsalt väljendusviis, saad aru? On tõesti võimalik vabast tahtest täielikult Jumalast eemalduda ning samuti on võimalik otsustada tema juurde tagasi pöörduda ja oma halbadest teedest meelt parandada. Ja sellisel juhul annab Jumal alati andeks, piisab, kui palume siiralt andestust ja usume, et Jeesus on meie ainus päästja ja vabastaja. Aamen. Seetõttu ei ole olemas mingit lõplikku lepingut kuradiga, kuid see ei tähenda, et tasuks proovida teda petta, sest oma päästega mängimine on vähemalt väga riskantne. Ja samamoodi nagu hinge puhul on täiesti mõttetu väita, et inimesel on täielik kontroll oma keha üle. Aga vennad, tõde on see, et meil ei ole absoluutset võimu enda üle, sest me ei loonud iseennast. Ja samamoodi ei saa me määrata, kuidas ja millal tuleb meie lõpp, ega isegi võtta endalt elu, sest just Jumal on see, kes puhus meisse eluhinguse ja ainult temal on selle üle õigus. Nii et vennad, tõde on see, et me elame aegade lõpus ja Piibel ütleb, et neil viimastel päevadel armastavad inimesed rohkem maailma naudinguid kui Jumalat ning nad elavad selle nimel, et otsida ülistust.
ja selle tõttu ei hoia paljud inimesed, eriti kuulsad ja need, kelle käes on mingi võim ja mõju, tagasi, et saavutada veelgi rohkem kuulsust, edu, raha, võimu ja mõjuvõimu. Matteuse evangeeliumi 6. peatükis ütles Jeesus järgmist. Silmad on kehalamp. Kui su silmad on head, siis on kogu su keha täis valgust, aga kui su silmad on halvad, siis on kogu su keha täis pimedust. Seega, kui valgus, mis on sinu sees, on pimedus, kui suur see pimedus siis on? Vaadake seda, vennad. See kirjakoht näitab meile, kui oluline on omada puhast pilku ja keskenduda igavestele väärtustele. Meie silmad on nagu lambid, mis valgustavad meie olemust ja kui need on suunatud headele ja õigetele asjadele, siis loomulikult on kogu meie keha, see tähendab kogu meie elu, täis valgust. Kui meie silmad on aga suunatud valedele soovidele ja ambitsioonidele, siis on meie elu kindlasti täis pimedust. Ja kahjuks langevad paljud vaenlase lõksu, kui nad seavad esikohale võimu, kuulsuse ja raha otsimise. Seetõttu ongi nii oluline olla helde, hoida oma pilk Jeesusel ja väärtustel, mida ta meile õpetas. Ainult nii suudame elada elu, mis on täis valgust, rahu ja tõelist rahuldust. Amen. Mina olen pastor Antoni Jr. Kui sulle see sõnum meeldis, jaga seda oma sõprade ja perega ning telli minu kanal. Jumal õnnistagu sind vägevasti. Ootan sind järgmises videos. Suur kallistus!